Ootamisplokid. Eelmises videos tuletasime meelde, millised Adblocksi programmeerimisplokid võimaldavad kasutada Edisoni tulesid, heli ja sõnumi vahetust teise Edisoniga. Selles osas vaatame üle kõik Edisoni ootamisplokid, mille abil Edison ootab, millal kindel sündmus kätte jõuab, millal möödub kindel ajavahemik, millal saabub teiselt Edisonilt sõnum. Kordamiseks kasutage ootamisplokkide meelespead. Edisoni ootamisplokid asuvad menüüvalikus Wait Until ehk oota kuni. Kokku on selles menüüvalikus 4 plokki, kuid 2 plokil on all kolmnurgad, mille all on peidus erinevad häälestusvõimalused. Koos nende häälestusvõimalustega on sul võimalik luua kokku 16 erinevat ootamisolukorda. Vaatame need kordamööda läbi ja koostame ka paar näiteprogrammi, kus neid blokke kasutame. Esimene ootamisplokk ootab kindla aja möödumist. Oota määratud aeg sekundeid. Robot ootab, kuni määratud aeg möödub ja enne selle ploki juurest edasi ei liigu. Edisonist on näiteks hea teha spordikell, mis annab märku, et pead harjutust tegema vastava arvu sekundeid ja annab aja lõppemisest piiksuga märku. Mina olen seda võimalust kasutanud. Teine ootamisplokk ootab anduritelt tulevat sisendit ja seda saab häälestada 8 erinevat moodi. Tavaliselt pannakse selline plokk peale pideva liikumise või tulede lülitamisega seotud plokki, sest neil ei ole ajalist kestust. Sellise ploki võib panna ka kohe peale käivitusplokki. Oota kuni 1 plaksu kuulmiseni. Oota kuni ümmarguse nupu vajutamiseni. Programm ootab, kuni vajutatakse ümmargusele nupule. Kuigi ümmargune nupp on tavaliselt programmi salvestusnupp, siis töötava programmiga saab seda kasutada ühena sisenditest. Oota kuni kolmnurkse nupu vajutamiseni. Programm ootab, kuni vajutatakse kolmnurksele nupule. Kuigi kolmnurkne nupp on tavaliselt programmi käivitusnupp, siis töötava programmiga saab seda kasutada ühe võimaliku sisendina. Oota kuni 2 plaksu kuulmiseni. Programm ootab, kuni heliandur kuuleb 2 plaksu. Oota kuni musta pinna tuvastamiseni. Programm ootab, kuni joonejärgimisandur näeb musta pinda. Oota kuni valge pinna tuvastamiseni. Programm ootab, kuni joonejärgimisandur näeb valget pinda. Oota kuni vasak külg näeb valgust. Robot ootab, kuni vasak valgusandur näeb heledat valgust, näiteks taskulambi kiirt või laualambist tulevat eredat valgust. Oota kuni parem külg näeb valgust. Robot ootab, kuni parem valgusandur näeb heledat valgust. Tegin programmi, kus kasutan järjest kõiki ootamisblokke. Vaatame, kuidas välja kukkus. On olemas spetsiaalne ootamisblokk, mis ootab, kuni Edison märkab takistust. Tegin programmi, kus robot peatub takistuse peale ja hakkab samal ajal piiksudes taganema. Laadime ja katsetame. Viimane ootamisblokk on seotud teiselt Edisonilt sõnumi saamisega ja seda saab häälestada 6 erineva sõnumi ootamisele. Tegin 2 vastuvõtvale Edisonile erinevad programmid. Üks Edison võtab vastu ainult oranži ja indigo sõnumit ja teine Edison võtab vastu ainult rohelist ja lillat sõnumit. Saatja Edison saadab välja kõik 4 sõnumit. Vaatame, kas tuleb välja nii, nagu ma plaanisin. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava adblocksapp.com. Vali menüüst Wait Until ehk oota kuni ning koosta programm, mis kasutab aja möödumise ootamist
takistuseni jõudmise ootamist ja vähemalt ühte andurisisendi ootamist. Kas oled juba jõudnud proovida kõiki erinevaid ootamisblokke?